'Cause if you never leave home, never let go, you'll never make it to the great unknown till you keep your eyes open, my love. Nagu pealkiri ütles, siis olingi varsti teel puuvilla istandusse. Siin siis mõni maastikupilt, oli künkaid, oli mägesid, mäest üles sõites järskusid teid ja oli ka siis tasandikke, mis oli täis vilja ja muid asju istutatud. Siin siis Cubby Stationi kaart. Paremalt oli kõrgemala, vasakul madalam. Flat Plains on see, kus siis üleliigne vesi sai voolata. Sinised on tänased tammid, storage ja rohelised üleval siis U7 kuni U1 meie põllud ja seal sees omakorda jooned, kuidas vesi läbi põldude voolama pidi, ikka allamäge. Olen siis oma irrigatsioonitöö peal ja esimene töö, mis me tegema peame, on selline, et väga lihtne, kaevata tuleb välja need luugid. Siin all on luuk, et siis need kinni panna, tihendeid kontrollida. Ja siin ta läheb, terve rida läheb siit neid luuke. Vett veel kraavis ei ole, aga kui vesi sisse lastakse, siis avatakse ka luugid ja siis peab kõik töötama. Aga korra veel suurest pildist. Siin vesi tuleb paremalt kaugelt ringiga ühest teisest tammist ja need metallist konstruktsioonid siin on väravad. Väravad on põhimõtteliselt üks selline ratas, millega siis sa keerad ja tõstad luugi üles vindiga. Siit väravast päikse alt pääseb siis vesi valli alt läbi, seal 2 valget pulka märgivad siis põllu peakraavi headitchi algust. Sealt siis laseme vee peakraavi, siin on siis peakraav, kus paremal on näha luugid ja luukidest omakorda põllule. Aga kõiki luuke ei saa korraga avada, sest vastasel juhul saaks vee tase liiga madalaks ja vee surve otsa ning nõisutamine ei saaks korralik. Sellepärast avatakse umbes 5 luuki korraga ning oodatakse, kuni vesi siis jõuab kõigi 5 luugi taga oleva 32 vagu per luuk rea lõpuni. Kilomeetrised põllud on tavaliselt, ehk siis veel tuleb läbida kilomeeter. Seejärel pannakse need 5 luuki kinni ja avatakse kohe peale seda järgmised 5 luuki ning siis oodatakse, kuni seal vesi lõpuni jookseb ja vahepeal siis tuleb eemaldada takistused vee ees. Niimoodi käib siis see luuk lahti kinni siit postist, et kui vesi sisse tuleb, siis peame avama, tõmmates sellest samast kangist. Ja nii lihtne see ongi. Viimane tuleb käsitse välja kaevata, sest labides enam sinna alla ülata. Üsna vana ja lagunenud on see maja ja värk siin, aga tore on jälle vahelduseks tubases konditsioonis süüa, mitte pingi peal õues. Hommiku kohvi juua samamoodi ja kõik need jutud. Aga jah, telekas ja värgid on siin ka olemas, teised vaatavad mingit arvutivideot ja ülemus läks oma ülemuse juurde ja istun siin nii-öelda elutoas kõigi kõrval ja kuulan looduse hääli. Järgmine töö, mis meil on siin põllu peal, on kuiv kaevamine, ehk siis siit näete neid otsasid. Siin vahest on traktor need segamini keeranud nagu siin. Siis tuleb kaevata nii, et igasse ritta pääseks vesi ja ei läheks mujale ritta ära. Et enamus read on nagu näha siin korralikud read ja ei pea väga palju pingutama, et need nii-öelda vabaks saada. Aga üks rida selle valli ääres on üks rida, mis on väga oluline, mis on siis rida, mis tuleb siit 2 valli keset valli ja siia vesi muidu ei pääseks, kui me ei kaevaks sellist läbipääsu keset vagu siis. Ja see on siis praegu suurim töö, mida me teeme. Siis paar vagu avada ja see suur vahe kaevamine. Ning sealt lähevad vallid ja praegu siin põllu peal on mul 4 tükki veel teha ja siis liigun järgmise põllu peale. Umbes 5 sellist vagu tuleb tunnis. Umbes 5 vagu tunnis, 2 tunni jooksul, siis 2,5 vagu või seda vahet tunnis on minu kiirus. Olen pisut kiirem kui siin järgmine mees. Mina tegin enne lõunat 15, tema tegi 12. Aga võib-olla mul oli väiksem edumaa lihtsalt. Aga jah, step by step puuvilla kasvatamiseni.
täna vaatan seda ja tunnen tõsist puudust seal mullaga müttamise sees, aga nagu siin näha oli, siis nende vallide vahel, nende suurte vallide vahel oligi siis 16 reapaari ehk 32 rida, kuhu siis korraga vesi pääses. Sellised savannid siis olid enne seda siin, kui need väljad tehti. Muidugi sealt tagant paistab tammi sein. Mürri jõe süsteemist võetakse vett. Aga enne seda nüüd oli tegu sellise savanniga nii-öelda märgala. Siin siis lõpuks näha üks headtitch ehk peakraav vett täis ja luukide sangad väljas. Need luugid me saime kätte siis pika alumiiniumist pulgaga ja sõitsime autoga, peatusime, tõmbasime pulgast. Siin siis on üks crop dusting lennuk ehk siis mis tolmutamise, mürgitamise, mis iganes. Ja all ääres on näha siis nii-öelda sabavee voolamist ehk siis me oleme põllu selle kilomeetri laiuse või pikkuse põllu all otsas, kus siis vesi väljub vagude vahelt ja voolab siis äravoolu ehk siis kutsutakse seda tailwateriks ehk siis sabaveeks. Ja meie ülesanded olidki siis esialgu päästa siis lahti igasugused ummikud vagude vahel, et vesi kõigist vagudest läbi läheks. Lisaks ka siis vahest vee äravoolu nii-öelda augu ummistuste koristamine, kuna vana puuvilla põhku oli seal põllu peal küll ja veel, siis see ummistas tihti seda äravoolu auku ära. Ja need tihti ei olnud kõige lihtsamad tööd ja muda sees müttamine ja raske mudaga töötamine samuti lihtne ei olnud. Siin on siis näha siis Kirre Kagu edela suunast tulev torm, mis lõpuks tõi üsna välge vihma meile. Jätsin siis GoPro õue oma Subaru tagatiivale filmima seda vihma ja nagu näha, siis see savi, mis väga aeglaselt vettimas või peaaegu üldse ei imanud, kui ta märjaks sai, siis ta hakkas vee imendumist takistama. Siis muutis koostöös vihmaga kogu meie hoovi põhimõtteliselt järveks ja tegi meie eest ära ka ülejäänud irrigatsiooni, nii et tol korral me siis irrigeerisime 2 põldu ja oligi meie irrigatsiooni käik lõppenud selleks korraks. Tuli siis naasta koju tagasi ja mina otsustasin minna ja avastada, et mis asi on see kurikuulus surfarite paradiis. Olen sellises väikses kohas nagu Surfers Paradise ehk surfarite paradiis, aga tegelikult on paradiis hästi kaugel, sellepärast et tegu ei ole mitte paradiisiga, vaid hoopis Gold Coasti linna osa. Kogu siinne ala on veidi Florida poolsaarte Miamit, ehk siis see on vaste sellele kohale. Lained on siin ägedad ja ilmselt see on ka kõige lähedam koht, kus tulla surfamist õppima. Ehkki parkimine on kallis, siis küte on odav ja võtab midagi välja ja oma vabadel päevadel hakkab siin käima. Mudane töö sai läbi, kestis vaid 9 päeva ja päeval, viimast päeval 1 tunni. Sai võtatud mudas ja pärast siis 4.-5. päeva olin juba bossile abiks juhtimas, kuna tal töölised läksid ära ja ta ise ei saanud peaaegu üldsegi magada. Sest et iga 2 tunni tagant tuli tuure teha ja pumpasid kontrollida ja mida kõike teeb. Aga juba enne see enne minekut saadud Jamie Oliveri restoranis ootab mind juba ülehomme, esimene päev, tutvustuspäev ja peale seda siis töötan Brisbane'is ilmselt vähemalt kuni jaanuari lõpuni, võib-olla ka kuni veebruari. Selleks, et surfarite paradiisi ajaloost ja olemusest rohkem teada, ostsin pileti ühe kõrghoone tippu 77. korrusele ja sealt sai päris nii mõndagi teada, et see oli täitsa isegi käimist väärt. Siin siis lihtsalt liftis filmitud allatulekul see kiirus, kui kiiresti 77. siis alla sai. 43 sekundiga 77 korrust ja sellises kohad nagu Sky Point. Restoran 77 100 aasta jooksul, 150 aasta jooksul sai koht suht ruttu populaarsest tänu just rannale ja
ja nii Surfarite Paradiisi nimi kui ka Gold Coasti nimi ise on tulnud kunstlikult, ehk siis muudeti mingi hetk ümber, et üha rohkem turiste siia meelitada. Aga jah, tänu selle rannale ta populaarseks sai juba varakult ja Surfarite Paradiis ei ole tegelikult nii väga paradiis kui siis Gold Coasti üks linnaosa ja Gold Coasti nimi tuli siis turunduse eesmärkidel nagu paljud asjad. Aga siin ringi vaadates veidi tuleb ikkagi kahtsust peale, et Brisbane'i töö leidsin ju mitte siia, sest siin võiks lähemal surfamas käia ja tegi hoopis teine tunne siin olla. Brisbane'is ei ole merd lähedal ja nii edasi. Aga noh, autoga tund aega, 1,5 tundi sõitu, 60-70 kilomeetrit. Siis saab siin hakata käima tihedamini. Need mäed, mida seal taga näete, need siis on vulkaani jäänused, ehk siis miljonite aastate jooksul erosiooni, tuule ja vihma aga satelliidi pealt on siis näha suur ring, see oli hiigelvulkaan ja too plahvatus ning see selline olukord nagu siin ja ka osad kivid, kus ma seisin Byron Bay lähedal olid nii-öelda osad lahesopid ja need poolsaared olid siis hiigelkivi, mis vulkaani plahvatuse pärast 100 kilomeetrite kaugusele. Siit võib-olla oli näha nüüd rannavideo ja kõrghoone video vahel, et ma kõigepealt oli habe pikk ja siis üsna lühike. Vahepeal väike linnutoitmisvideo teile. Aga vist oli tegelikult nii, et nende filmimise vahel ma käisin ära Jamie Oliveri proovipäeval ja siis tulin järgmiseks päevaks kohe tagasi ja siin paari päeval oli see habe nii-öelda tagasi kasvanud. Siin siis minu see Meelis õppimiskoht, tuttav sild ühest teisest videost. Ja siin olengi teel siis Jamie Oliveri restorani proovipäevale või siis tutvustuspäevale ja peale seda siis juba vist allkirjastasime ka lepingu, kui ma õigesti mäletan, aga muutustuled olid teel, aga Brisbane'i linnal niimoodi üle jää vaadata pole ka väga ju häda. Seal on üks 300-400 kilomeetrit lääne pool Queenslandi rannikust ja liigume teisele ringile esimest irrigatsiooni lõpetama. Ma tegin peatuse, et vaadata neid kaktuseid. Lihtsalt muude pöösaste seas kasvavad sellised kaktused ja neid on päris palju ja nad on päris hiiglaslikud punaste õitega seal. Ja ma ei tea, kas need on need, mida aitab süüa, aga minu teadmist mööda need kaktuse õied siin. Need on söödavad. Wow. Neil on ikkagi okkad sees. Ei tasu kohe hambad sisse lüüa, aga päris sügavale lähevad teised. Aga jah, peaksid siis teoorias olema need õied söödavad, kui nad suureks kasvanud on. Need kaktused on jah hiigel suured nagu puud. Ja okkad neil külje peal väga ei tundu olevat. On ühe oksa kaasa. Kui ma täpselt õigesti mäletan, siis see äikesetorm, mis me siin näeme, on samal õhtul ja kui me kohale jõudsime ja eks ikka oli hirm, et äkki see hakkab jälle vihma sadama ja selle irrigatsiooni lõpetamisest ei tule midagi välja. Küll aga jäi äike kuivaks ja pigem mõtlesime siis ka selle hirmu peale, et äkki tulevad savannis tulekahjud kuiva äikese peale, aga ka seda õnneks ei tulnud. Järgmises osas olen tagasi puuvillapõldude vahel. Toidan tänaval kalkuneid. Räägin sisalikega juttu. Ja seisan käsi puusas botaanikaaedades.